Good morning, käes on uus vlog, uus nädal. Teeme selle nädala siis esmaspäevast pühapäevani. Vaata, mis selle nädala jooksul kõik toimub. Alustame päeva sellega, et on üks eratund mul tulemas siin ja peale seda meil hakkab proov. Mul tuleb siis üks üritus Äsmäel, kus me siis esineme, teeme showprogrammi ja teemaks on siis Studio 54, selline 90-ndad, 80-ndad, selline muusikavibe. Ja täna on esimene proov meil. Mina siis teen kõik korea ja kõik asjad, mis on väga stressirohke, teha nullist midagi päris kiirel ajal. Ja siis mul on terve päev vaja kontorit teha, kuna on uus kuu, mis tähendab, et palju asju vaja uuesti teha. Ja õhtul on showpop, kus meil on siis uus kava. Kell on juba 12. Ma olen nii palju asju jõudnud selle õhtuga ära teha üle pika aja, aga mul tekib vaikselt aina suurem ärevus, sest ma saan aru, kui palju projekte on tulemas, mis on muidu väga tore. I love what I do. Aga need nõuavad nii palju aega ja pühendumust, et see on keeruline. Okei, we got this. Tegelikult ma pean magama minema, sest mul on homme jälle varaäratus. Aga no siis te kuulete sellest homme, mis me homme tegema lähme. Vot. Tere hommikust, käes on teisipäev. Ja mina suundun hetkel ühele väiksele üritusele. Nimelt Coop, teate küll, toidupood, see on ka pank. Ühesõnaga, et neil on uued valmistoidud ja siis neid tutvustatakse ja siis me saame neid proovida. Ja Krit tuleb ka minuga. Siis ma lähen massaaži. Kui mul on aeg, kas ma üritan käia kaubamas läbi ikkagi osta. Kas see on siin vlogis? Ei. Ühesõnaga eelmises vlogis, kus mul oli esinemine, ma kaotasin oma kulmuvärvi ära. Ja ma olen praegu viimased paar päeva kasutanud mingit kulmupliiatsit, mille ma kodus stampi leidsin. Aga muidu ma olin juba mingi, oh my god, mul ei ole mitte ühtegi teist kulmutodet. Aga see ei ole päris see. Mul on vaja oma kulmukeeli, minu seda õiget niksi asja. Nii et ma üritan äkki jõuda läbi. Ja ma tahaksin ka endale seda Isle of Paradise'i tänni. Kuna laupäeval on tiipkala, siis ma tahaksin võimalikult tänn olla. Ja tänasega on niimoodi, et issa ma pole üldse trenni jõudnud. Aga täna ka ei jõua. Ilmselt 4 pool ka mitte. Aga mul on täna eratund trennide ajal. Ja siis ma tulen koju, sest Kaisa tuleb minu juurde. Ja me hakkame vaatama teate küll, see film, selle sarja. Selle sari tuli HBO-s just välja. See on niimoodi, et iga pühapäev tuleb uus osa. Ja praegu on tulnud vist 2 osa, kui ma ei eksi. Nii et Kaisa tuleb minu juurde ja me hakkame seda vaatama. Väga põnev. Hakkame sööma. 5. korrusel, kus mõnusas puhkenurgas, et tutvustada teile Coop kokkasid. Ta peab maitsema vähemalt sama hästi kui nagu esimesel päeval, kui viimasel säileb. Võttes nendelt ta ei saa nagu... Kirjukoer. Kirjukoer ka. Ma mäletan, et sügisel ma läksin koju ja... Nii, mis siin meil saime siis suure kotitäis süüa. Nii nüüd koera on meil täpselt 2 karpi. Ops. See oli väga hea. Siis ma võtsin laua pealt sellise ühe korraliku kanakausi. Tundus väga põnev. Siis siin on kana, vimkaga vürtsikad ja magusad kanapalad. Need olid ülihead. Siis mulle tundus, et see oli põllekene. Siis burger, krudiseva coleslaw'ga burger. Siis, muidugi see on natuke koledaks. Suupiste valik peaksin olema, aga ma ju liikusin selle kotiga täna ringi. Aga ma arvan, et kärab ka. Ma ei tea, kas seda näete. Nii. Coleslaw salat ja siis kartuli singi salat. Saate aru, minu kulmutodet enam ei müüda. Nii et ma pidin mingi uue võtma. Mõtlesin praegu mingi sellise Zero to Brow Gel ja 2 näomaski. Vaat nii. Ja mu pere tuli siia vaatama sööma. Okay. Nii, me hakkame vaatama
It ehk siis Welcome to Derry. Sorry, let's go. Tegime asja veel hirmsamaks. Hästi tore. Nii, Kaisa. Esimesed 2 osa on vaadatud. Mis on sinu tunded? Mul on nii palju küsimusi, ma ei olnud valmis, et see siuke asi on. Ma arvasin, et see on nagu need klassik mingid nüüd horror series. See nagu... Ma ei tea, kuidagi arvasin midagi muud. Vahepeal välja ja mitte nagu see, aga see on nagu intense as fuck. Ja ainuke asi ongi see, et me oleme vaadanud ära 2 osa ja klooni pole veel. No ta on ikkagi oma silmi ja see grimass tuli sellele poisile. Aga tahaks klooni näha juba. No, seal ma arvan, läheb et ma mõtlengi, et siin ongi see storyline on hästi veniv. Aga üldse mu küsimus on, kes mõtleb nii fucked up asju välja? Ei tea. Nagu, sest mõned asjad on küll nagu... Jah. Nii et ma ei tea, mitu osa seal tuleb, ma arvan 8. Ma arvan ka, see on mingi klassik. Ehk siis hakkame siis seda nüüd siin jälgima nädalate jooksul. Vaatame. Üksi ei tohi vaadata? Ei. Good morning, täna on laupäev. Mida? Ei ole tal kolmapäev. Mul juba aju vist küpseb siin. Aga täna on kolmapäev. Lotokolmapäev. Ja mina suundun hetkel Free-Flow'sse. Plaanis on siis teha 1 eratund ja siis mõeldab kavasid. Ja õhtul minna väga trenni. Kohe saamas 1 öösel. Täna oli 1 raske päev. Nii palju asju sai tehtud ja ikkagi mul on viimased paar nädalat on selline tunne, et kogu aeg nagu midagi vaja teha. Kogu aeg on nagu mingi ärevus üleval, et nii palju toimub ja nii palju on praegu vaja luua ja mul tuleb järjest mingeid suuri projekte peale. Ja ma lihtsalt olen mingi vajada. Rääkides Steve Galast, siis eile tuli välja järjekord. Ma ei tea, kas ma siin ütlesin. Aga me oleme kõige viimased. Excuse me. Ütlen ausalt, väga stressirohke on praegu see periood meil siin. Ja samal ajal ma peaksin tegelema oma sünnipäevaga, esinemistega, koduga, sõpradega, kõigega. Ja lihtsalt nagu seda aega ei ole. Ja tegelikult ma mõtlesin, kuna ma nüüd võtsin ju endale selle HBO tellimuse, siis kuna ma tahan oma sünnipäeval teha Seksilinna teemalist sünnipäeva ja ma pole ammu Seksilinna vaadanud, siis ma mõtlesin, et ma peaksin iga päev 1 episoodi vaatama, et näiteks siis, kui ma hakkan magama jääma. Et lihtsalt väikest inspiratsiooni saada, et mida üldse mu sünnipäeval nagu veel dekoratsioonideks, söögiks võtta ja siis head ööd. Ilusat neljapäeva hommikut teile. Mina suundun hetkel Free-Flow'sse. Udune. Et siis natuke teha tööd ja siis ma juba lähen kultuurikatlasse. Meil on seal Empire'iga täna 1 kiire esinemine. Me teeme sellist futuvärki. Ja siis tegelikult see on juba kell 6 õhtul. Aga kuna ma pole nii ammu trennides käinud nagu siis väärartud raga, kus ma just käisin, siis ma tahaksin väga minna trenni. Ehk siis ma mõtlesin, ma teen esinemise ära ja siis tulen tagasi Free-Flow'sse, et minna sinna Heels Beginnersitesse. Ja siis kuna teisipäevast hakkas uus trenn stretching, siis ma tahan ka sinna minna. Nii et oleks võinud kasutada seda päeva, kui et peale esinemist alati koju. Aga kuna ma lihtsalt olen nii harva käinud praegu trennis, siis ma leian seda aja. Ja kuidagi praegu ma võtsin tänase hommiku, et olla kodus ja teha asju ja ma jõudsin mingeid asju ära teha, mis on mul pikalt olnud nagu mõttes. Ja nüüd see kuidagi kergendas mul seda koormat, ma tunnen, et nüüd mul on natuke parem olla. Aga neid asju on ikkagi veel väga palju. Nii et Vot, aga läksime.
jõudsin tagasi stuudiosse, söön seda kanakaussi ja 15 minuti pärast hakkab trenn ja let's go! Vot täna on üks nendest treat yourself kind of daydest, nii et njam. Teate mis? Ma pole üliamma teinud märknikku. Oih, kapi. Nii et ma teen. Ja nii ongi. Kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Esinemine. Ma isegi ei jõudnud esinemisest rääkida. See oli väga edukas. Ja võrreldes sellega, et me oleme praegu siin viimastel aegadel teinud neid pikki show-programme, siis ma olin mingi, oota, ongi läbi või? Ja ainult üks vahetus, nagu nii harjumatu juba, aga väga edukas esinemine oli. Salajutud ja jalutamine. Ma üle pika aja jalutasin tööle hommikul ja kuulasin salajutte ja see oli nii mõnus, sest ma vaatan, mulle meeldib autoga sõita nii, aga vahepeal on tore ju ka kõndida ja lihtsalt, ma ei tea, kuulatagi mingit podcasti ja lihtsalt olla omas mõtetes ja see oli nii tore. McDonald's. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma ütleks niimoodi, et võta aega iseendale. Mis aitab sul kõige paremini keskenduda, kui mul on asjad kontrolli all? Sest kui nagu mul ei ole asjad kontrolli all, siis ma ei suuda ka teistel asjadel keskenduda, sest mul on peas nagu 100 miljonit mõtet, mul ka aju töötab. Aga kui mul on nagu pea puhas selles mõttes, et ma ei muretse millegi pärast ja ma saan lihtsalt mingitele asjadele nii-öelda keskenduda, siis ma saan rohkem. If that makes any sense. Ma olen nüüd siin ilusti paar osa Siksi ja linna vaadanud ja ma ei tea, miski selles sarjas tekitab minus tohutult koduse tunde. Ma ei tea, kas siis see, et ma seda vaatasin kunagi väiksena ja see tekitab mulle seda mingit nagu kodutunnet, mis mul väiksena oli, eks ju, et ta loob seda nüüd siin korteris. Kas see on lihtsalt see, et see sari ongi lihtsalt nii minu sari, et ta annab mulle sellist nagu sõprade vaibi, et lihtsalt ma vaatan seda, mul on nagu hea olla. Ja see on nii hästi kirjutatud sari. Nagu kui te hakkate mõtlema sellele skriptile või stsenaariumile, mis seal on, nagu need laused ja kõik see, ma oskan seletada, kuidagi see on nii hästi kirjutatud minu arust, et nagu geniaalne. Ja teine asi, mida ma siin viimastel päevadel olen täiega tundnud, on jõulutunne. Nagu see, et jõulud varsti juba tulevad. No muidugi, kui ma selle blogi üles panen, siis juba ilmselt on detsember käes, eks ju. Ja ma jõua ära oodata, millal ma saaks oma kuus kehtida. Ma ilmselt teen seda ikkagi juba novembrikuus. Nii et ma lähen nüüd teen oma viimased asjad ära ja siis magama. Ja siis räägime uuesti. Tere hommikust, käes on reede. Ma olen stuudios, ma andsin just ühe eratunni. Ja nüüd Diana tuleb ka siia, Simon on juba siin. Ja me teeme ühe kiire jäätse teistesti. Ja siis me filmime Dianaga ühe video, millest tegelikult see vist oli üleval juba. Ühesõnaga, jah. Ja täna, mis mul on veel plaanis, on see, et ma pärast lähen koju ja õhtul lähen Aridaga välja. Aga kategoorias. Simon, Diana tõi. Nii. Ma just väga pidin seda. Me reageerime hate-kommentaaridele. Miks on vaja midagi öelda? Esiteks, kui su arvamus pole keegi küsinud. Ma ei tea, võib-olla tahad ka veits kasvatada lihast. No mis see sinu asi on? Ja siis ma ütlesin, mis sul sellest, sa nagunii katsuda ei saa? Oh my god, I was so wise. So wise. Mis ajas nais defineerib mees kõrval? Ariana Grande from Wish. Äkki tal on king? Jah. Let her live her life. Exactly. Reklaamipaus. Tavaliselt öeldakse, et Mul on tunne, et see inimene arvas, et see on minu nõrkus, see, et mul ei ole kedagi. Yeah. Aga vastupidi, see on minu tugevus. Yeah. Ma ei tõmble. Ma ei tõmble. Ühesõnaga, nii siit tuleb kuskilt nüüd sinu hate-kommentaar ka, oled sa valmis? Tegin täna natuke vale kalkulatsioonid. Nii ilma, jalanõude ja kõige muu osas. Amazing. Nonii, ma olen valmis. Panin täna lihtsalt mustad need viigikad ja selle bluusi, sest ma pean seal Sipsipis ka paar koostööasja tegema, sest see on koostöö raames.
vot, nii et selline on mul look. Täna ma tegelikult plaanisin minna pessu, aga ma ei viitsinud. Nii et jäi selline stiik see. Ja sellest siis ka outfiti valik ikkagi muutus. Girls, you feel me right? Okay. Nii et ma tellin ruttu takso ja let's go. Pornstar martini. Ma jõudsin koju, ma tellisin endale juustuburgeri ja friikartulid ja ma tundsin kuidagi, et see on jube heavy. Ja siin on midagi rohkemat, siin on purks. Siis siin on friikartulid. Ja siis siin on veel mingi purks ja veel mingi friikartulid. Kas nad panin tellimus valesti kellegagi, või? I don't know. Lol. Tere hommikust, kell on kohe 3 ja õues on nii pimed, mul peavad olema need valgused tööl. Ühesõnaga, no tere tiibukene. Mul hakkab kohe tiibkala. Ja ma olen hiljaks jäämas juba. Siis ma tahtsin jõuda alguseks, aga nagu mul on aega 15 minutit sinna jõuda ja juba valmis panna ennast, sest see ei ole minu outfit, see on lihtsalt see, et ma praegu lähen sinna. Nii et lähme täna tiibkalale ja siis on õhtul minu commercialiga seal väike showcase ja ühesõnaga lihtsalt lähme naudime seda päeva. Okay? Käisin esimest korda siin iseteenindus Rimis. Võtsin purksi ja šoksi, sest mul rohkem ei ole isu. Oh my god. Ja täna ei jõua ilmselt väga palju süüa. Vot. Ja nüüd Plessner paistab juba seal. Või noh, see vallukoda. Let's go! Deep Gala, and you have to answer Deep Gala. You know? Oh yeah, I just want to sign a record deal. Maybe buy a house up in the hills. No nii, ma jõudsin koju, kell on kohe varsti 12. Ma ei saa uskuda, et see päev on tehtud. Nagu, see tuli see aasta kuidagi minu arust nii järsku. Ja seal olles ka mul siin tuleb, et see nagu, ei ole nagu kuidagi reaalne või nagu mul kadus kuidagi reaalsustaju. Sest näiteks kui ma laval ka olime, siis mul oli see, et oota, it's not real või nagu ma ei tea, kuidagi nii veider tunne oli, ma ei tea. Aga meil läks väga hästi ja ma olen väga rahul sellega, kuidas see esitus välja nägi. Ja loodan, et teistele meeldis ka. Aga ma hakkan nüüd oma eilset hessi sööma, mis oli see topelt, see mis tellimus, mis mul tegelikult ei olnud. Nii et thank God, et mul see on, sest ma ei ole väga midagi söönud täna, sellistel päevadel ma lihtsalt ei suuda süüa. Ja järjekordne tiibgala on edukalt tehtud. Okei, ma nüüd hakkan seksi linna vaatama ja lihtsalt puhkan tänasest. Tere hommikust, kell on 1 päeval ja mul peavad ikka olema lambid tööl, sest et nii pime on. Ühesõnaga käes on pühapäev. Lasin nüüd esmaspäevaga on pühapäev. Ja mul on täna trennide päev. Commercialis me siis teeme uut kava ja tegelikult stripis teeme ka uut kava. Ma ei tea, mis mu kaameraga toimub, aga praegu, kui ma monteerin ühte videot, ma kuulen, et mingi praksumine käib seal. Siis ma panin kaamera laadima hommikul. Siis kui ma võtsin selle ära, siis see on mitte ühtegi protsenti laadinud. Okay. What's going on? No, loodame, et see oli lihtsalt mingi kokkusattumus. Nii, tellisime hiinakat, siin on Kristel ja Diana. Mereresto
crispy chicken tempura, crunchy, whatever. Njam. Kell on 1:30 ja ma jõudsin just oma kavadega lõpuni. Ma jõudsin tegelikult mingi kell 1 koju äkki või? Natuke enne. Me olime Diana juures. Sõime, jutustasime. Aga ma olen nii väsinud. Aga ma teadsin, ma pean tulema koju mõtlema kavas ja homseks prooviks. Ja oh my god, okei, need said enam tehtud. Ja peab lihtsalt õpetama ka, aga ma lihtsalt näen, kuidas mu graafik järgmine nädal. See on täiesti hullumeelne. Nagu nii fullis. Niimoodi, et mul on juba kõik fullis. Siis täna kirjutas üks naine, et tahtis mingeid eratunni aegu, mida ma talle mingi hetk pakkusin. Ühesõnaga see, siis üks neiu helistas veel, et ta tahab tulla nüüd 8 nädalaks eratundidesse hästi palju. Ja siis ma olen mingi... Ja siis mul tuli üks Empire Show veel juurde reedeks. Niimoodi, et mul järgmine reede siis see Hiltonis jälle see meie showprogramm. Aga seda on veel ühes restoranis show, kus on 5 tantsu, mida jaoks peab ka proovi tegema. Ja ma olen mingi, oh my god, sinna peab ka aega minema. Oh my god. Ja samal ma pean mõtlema veel strippi kava lõpuni. Ma pean siis homme lavastama kõik selle showprogrammi lõpuni, mille jaoks ma praegu proove tegin. Ma pean mõtlema järgmiseks nädalaks. Mul on pühapäeval esimene proov õpilastega. Me lähme Anna-Bellega Tartusse esinema. Eks ma pean selle lavastama uuesti ja mõtlema veits ümber. Siis ma pean hakkama tegelema ühe väga suure spordi asjaga. Ma ei saa rohkemat öelda, ühesõnaga tuleb lauluväljakul üks suur asi. Selle kava pean hakkama mõtlema, aga see on hea koht, kus see vlog lõpetada. I'm tired, ma olen väga väsinud. Nagu näha, ma ikkagi saan aru, kuivõrd mõnus see Deep Gala oli ikkagi selles mõttes see aasta, et me läksime sinna lihtsalt nautima. Ja that's all that matters, you know? Ja pluss ma ei jõudnud seda muidugi õpilastele öelda, aga kuna mul siin kevadel oli see suul läbipõlemine, siis ma tavaliselt iga hooaja lõpp kirjutan õpilastele kirja, nagu lihtsalt mingi thank you, mis see kõik tähendas mulle. Ja selle aasta kevadel oli esimene kord, kus ma ei kirjutanud, sest ma olin nii tühi. Mu tass oli täiesti tühi. Ja ma ei kirjutanud mitte ühtegi kirja, mitte ühtegi gruppi. Lihtsalt hooaeg lõppes ja nii ta lõppes. Siia hakkab mingi punn tekkima, ma tunnen. Ja eile õhtul ma sain koju ja ma olin mingi, oh my god, I love my groups. Ja siis ma kirjutasin commercialisse ikkagi selle toreda kirjakese. Sest tõesti, it means the world to me, et ma saan üldse seda teha, et inimesed valivad mu trenni, et see on nii tore, selline tore asi. Ja, vot. Ma tõmban selle vlogi kokku. Teeme korra kiire põike järgmisesse vlogi. Ma ei tea veel, mis päeval ma seda alustan, aga järgmises videos, kuidas lähevad minu Empire Show esinemised, kuidas läheb meil Kaisaga TV3 üritusel. Seda kõike ja palju muud näete juba järgmises videos. Nii et olge tublid ja räägime varsti jälle. Bye!